Tšauko! Alustan uue vlogikesega, et hetkel on käes reede, nädalavahetus hakkab või on alanud siis ning ma mõtlesin, et ma teen sellise väikse kiire nädalavahetuse vlogikese, et võtan sind kaasa, näitan, mis ma teen, et tegelikult mul väga palju midagi plaanis suurt ei olegi, et mul on mõned sellised kodused to-do'd ja toimetused, mida ma olen tahtnud ära teha. Ja siis ma teen need ära ja siis vaatan jooksvalt, et puhkan, lõõgastun, rahulikult olen. Ja siis juba pühapäeval hakkab uueks nädalaks ka niimoodi ette valmistuma, et siis näitan seda ka. Et jah, see nädalavahetus tuleb siis hästi-hästi rahulik. Ja mõtlesin, et miks mitte siis nagu seda ka filmida. Ehk siis näeme juba varsti. Nii, ja üks asi, mida ma tahan kindlasti ära teha, on minna raamatupoodi. Mul on sõbrannadega raamatuklubi ning meil järgmine raamat on üks jõuluraamat, mida ma tahan siis füüsilisel kujul lugeda. Ehk siis ma tahan selle ära osta, siis on vaja kiiresti toidupoes käia ning siis vaatab juba edasi. Nii, ma käisin siis poes ära, just jõudsin koju. Esiteks käisin Rahvaraamatus ning muidugi ma ei saanud sealt ainult ühe raamatuga välja tulla, et kuna mul on vaikselt see jõulumeeleolu sisse tulemas, siis esiteks ostsin soodushinnaga meie raamatuklubi raamatu, mis ongi siis The Gingerbread Bakery, Laurie Gilmore'i oma. Ja ma pole varem tema raamatuid lugenud, aga loodan, et see on siis hea. Ma tean, et see on hästi populaarne praegu. Ning teine raamat, milles ka, milleta ma ei saanud poest lahkuda, oli Good Spirits. Ja seda lihtsalt sellel põhjusel, et see nägi nii ilus välja, sest et vaadake seda külge. Et jah, aga kuna see on taaskord jõuluraamat, jõulud on tulekul, siis ma arvan, et saab olema selline hea lihtne lugemine. Igatahes need on need 2 raamatut, mis ma ostsin ja siis me käisime toidupoes ja siis käisime jalutamas ka, et tegime natuke samme, et päevane sammude kogus saaks siis täis. Nii, kätte on jõudnud nüüd laupäev. Eile veel õhtul me vaatasime filmi ning siis läksime magama ära. Ja täna siis hommikul oli selline hästi rahulik ärkamine, sõime hommikust ning siis natuke toimetasin kodustes asjades. Ja täna ka siis, mis mul plaanis ongi, et tahan kodu koristada. Siis on mõned sellised nipet-näpet asjad, mis on vaja ära teha. Ning mul on ka üks väike taimebeebi kodus ning ma tahan selle siis täna ümber istutada, kuna see kasvab väga jõudsalt ja ma näen, et see pott on veits väikseks jäänud, ehk siis ma teen selle ära täna veel. Ning siis jah, selline hästi chill laupäev tuleb, et mul midagi konkreetselt nagu plaanis ei ole. Ehk vaatab jooksvalt ja jah, et loodame, et kodused toimetused kõik saavad tehtud täna siis.
natuke aega olen nüüd toimetada saanud. Kõige suurem või olulisem asi täna see lille istutamine on tehtud. Ja kuna ma elan nagu korteris, siis jah, ma pidin vannitoa korralikult ära prügikottidega katma, et liiga suurt segadust ei tekiks. Aga igatahes see on tehtud. Pluss ma ostsin või tellisin IKEA-st ära ka ühe sellise kapikese, mida me oleme juba pikalt mõelnud, et oleks vaja. Ja väga üllatav on see, et see tuleb juba homme kohale ehk väga kiiresti. Ja homme õhtul siis saab seda kokku hakata panema. Ning nagu ma siis selle video alguses ütlesin ka, siis selline hästi kodune nädalavahetus on olnud ja tuleb ka. Et ja nüüd edasi võin natuke chillimalt võtta õhtut, et kõik sellised suuremad olulised asjad on tegelikult tehtud. Ja võib-olla lihtsalt tahan natuke nüüd koristada. Ma koristasin umbes 1,5 tundi, et üsna pikalt, aga kõik olulised kohad nagu said puhtaks tehtud ja ma isegi hakkasin oma vannitoa kappi sorteerima ja viskasin vanasid meigiasju ära. Ja siis ma tegin natukene arvuti taga tööd ja ega rohkem nagu ei jõudnudki täna. Et päris pikalt sai ikka nende asjadega toimetatud, et nüüd on juba vassu peal, et siis ma loen natuke raamatut ning siis lähen juba magama ära. Kätte on jõudnud nüüd pühapäev, et eile ma õhtul siis lugesin raamatut ja läksin tuttu ära. Ning täna hommikul märkasin umbes kella 10 aeg, et hetkel on kell juba varsti 1 saamas ja mulle tegelikult mingi 30 minutit tagasi helistas IKEA kuller, et see eile tellitud IKEA kapp jõuab kohe varsti siis kohale ning siis saabki hakata seda kappi kokku panema, ehk siis mu päevaplaan ka natuke muutus, aga pole hullu, et peaasi, et see kapp saab kokku pandud ja siis saab uuesti organiseerima hakata ja kõik asjad eest ära tõsta. Ning peale seda siis ma teen uueks nädalaks endale natuke food prep'i või kokkan õhtusööki ja siis võtan seda uuel nädalal kaasa. Ja taaskord täna on sellised kodused toimetused, et ega mul midagi muud suuremat plaanis ei olegi.
nii, IKEA kapp saabus ning nüüd me siis paneme seda vaikselt kokku, kõik on siin segamini, aga see on tavaline. Ja jah, õnneks meil on 2 sellist lihtsalt paks seda süsteemi, ehk siis paneme need kokku ja siis need omavahel kokku ja siis ongi põhimõtteliselt kapp koos, uksed ette ja that's it, et hästi lihtne selline riiulitega kapp tuleb meil siis. Tänane päev läks kuidagi eriti pikaks, kuna see IKEA kapi kokkupanemine ikkagist ei ole nii lihtne, kui ma arvasin, et ma tundsin, et lõpusirge nagu on näha, aga tegelikult ei olnud, kuna oli vaja mingi kapiuksed ja sahtlid ja kõik need asjad ka veel juurde panna. Aga nüüd ma võin rahulikult puhata, sest et kapp on koos, kõik on koristatud, ära organiseeritud ja et sellega nüüd kõik hästi. Ja nüüd, mis mul ongi plaanis, et ma otsustasin, ma lähen poodi, kuna ma ei jõua täna süüa teha, siis ostab homme lõunaks midagi kiiresti kaasa. Ja siis lihtsalt puhkan arvatavasti. Ja ega mul ei olegi muud plaanis. Ja igatahes see oli selline hästi, ma arvan, et tuleb lühike või kiire nädalavahetuse vlogikene. Et nagu ma ka varasemalt ütlesin, siis sellised kodused toimetused ja seda on hästi palju saadud tehtud, nii et ega mul muud vist ei olegi öelda, et näeme juba järgmises videos. Tšauka!